Lugema õppimine on lapse jaoks kiire, kerge ja rõõmus tegevus ning esimeste lugemussammude jälgimine ja kaasa aitamine on õpetaja lapsevanema jaoks sama vaimustavad kui lapse esimesed kõnnisammud. Vaata, kuidas neid samme astuda. See on täht A. Tähenimi on A ja häälik on samuti A. See on täht M. Tähenimi on M, aga häälik lihtsalt M. Lapsele õpetame esialgu ainult häälikuid, sest loetakse häälides. Tähenimesid nimetades saaks ta muidu maa asemel kokku emma. Pane lapse vaatevälja tähestik, vaata lapsega koos raamatuid, jutusta piltide järgi ja loe ette. Õppige pähe luuletusi ja laulge koos. Mängige täheklotside ja pusledega. Loe kokku sõnu neid sidusalt häälides ja tähele osutades. Loe kokku sidusalt häälides ja tähele osutades lapse ja tema sõprade nimesid. La, Mai, Simo, Elo. Võib juhtuda, et nende sammudega ongi mõni 3-aastane laps juba lugema õppinud. Kui ei, siis vaata edasi. Lugege kokku sidusalt häälides ja tähele osutades kahetähelisi sõnu. Kasutage alguses täpita täishäälikute tähekaarte. Ai. Ei. Lisage mõni lihtsamini hääldatav kaashäälik ja täpitähed. Aidake lapsel tähti kokku lugeda. Suunake teda sidusalt ja kiiresti ütlema järgmist häälikut. Lao peale või võta ära korraga ainult üks uus tähekaart. Mi. Ma. Mä. Sä. Vä. Kui laps oskab ilma abita kokku lugeda kahetähelisi sõnu, lisage 3. täht. Esialgu jätab laps sõna kokku lugedes esimese hääliku ütlemata. Mida kiiremini lapsele häälikud meelde tulevad ja kiiremini järgmist tähte vaatab, seda paremini ta sõna kokku loeb. Vai. Sai. Sõi. Nüüd võib lisada 4. tähe ja hakata mõistatama, kas kokku loetud sõna on tähendusega või tähenduseta. Sina. 2 kõrvuti ühesugust tähte tuleb häälida pikalt, sest see on kokku üks pikk häälik. Siia. Nüüd on aeg õppida lugema sulghäälikutega. Lisa mõni täishäälik ja väldi sulghäälikute õhhi kaasa ütlemisest. Ki, ka, kuu, ke, tee, ta, too. Tee sama ka J-tähega. Lisa mõni täishäälik ja väldi oti kaasa ütlemisest. Ja, ju, jee. Kui 4-täheliste sõnade lugemine tuleb lapsel juba iseseisvalt hästi välja, siis võiks hakata raamatuid lugema. Võta suuremate tähtede ja lühemate lausetega raamat. Lause kokku veerimisel ärge enam sõnu üle korrake, kuna see ei toeta soravat lugemist. Esialgu loe koos lapsega aidates tal lugemistepet hoida ning tasapisi võtta oma abi ära. Tähele osutamiseks ja järje hoidmiseks kasutab eenemat varrast. Jooni eelnevalt sulghäälik koos järgneva kaashäälikuga alla, et laps need kohe koos ütleks. Nüüd on jäänud veel mõned nõuanded lapse sammude jälgijale ja tema aitajale.
lapse eksimuse puhul ütle sellele tähelepanu pööramata lihtsalt õige vastus. See on oluline lapse hea enesetunde säilimiseks. Lase lapsel tähekaarte laduda ja ära võtta ning ole vahelduseks ka ise õppija rollis. Aita last nii palju kui vaja, lugemine peab olema parajalt lihtne. Kui on liiga lihtne, võta abi vähemaks. Kiida last alati siiralt ja rõõmusta edusammude üle koos temaga. Laps omandab koos tunnustava, toetava ja mängulise vanemaga uued oskused kiiresti, lõbusalt ja lihtsalt. Kuigi laps oskab nüüd ise lugeda, naudib ja vajab ta siiski ka ettelugemist. Nii õpivad lasteaias sajajalgne lapsed lugema. Nii saab ka lapsevanem oma last õpetada või jälgida tema samme lugemisoskuse omandamisel.